Täna ma räägin teile, kuidas me liigume meesjõu ajastust naisväe ajastusse, veevalaja ajastusse, kuldajastusse. Mis on siis meesjõud? Meesjõud on reeglid, piirangud ehk täpsus, konkreetsus. Naisvägi on see kogu sisemine tunnetus, kogu energia liikuma panev jõud. Ja mis on lapssüütus? Lapssüütus on see, kes ei karda, vaid on see heas mõttes hulljulge ning lükkab inimesed tegutsema. Kõige lihtsam seletus meesjõule, naisväele ja lapssüütusele on, kui sa hakkad joonistama pilti, siis sa kõigepealt teed hariliku pliiatsiga kontuurid, ükskõik mida sa joonistad, inimest, palli, päikest, autot. Sa teed kõigepealt talle piirangud, reeglid ehk kus tema algab ja kus lõpeb. See on meesjõud, konkreetsus, täpsus. Ja selle palli, mis sa joonistad sees, on naisvägi. Kõik seal piiride sees on naisvägi, mis seal liigub. Energia. Aga lapssüütus on see, kes valib värvid, mis värvi see pall tuleb. Ehk avardab kogu aeg läbi elu silmaringi, teeb meid elavamaks. Ja meesjõuajastu oligi liigsed piirangud, orjaenergia allutamine, kurjus, pahatahtlikkus, armukadedus. Me olime liialt piiratud, ehk see vorm juba kaotas enda kuju, sellepärast et olid ainult piirid ja see naine seal sees ei tulnud esile ja sisemine laps ei saanud üldse värve valida, sest kartis, oli ära hirmutatud. Nüüd me liigume spontaansuse, enda sisetunnetuse poole ehk tunnetusajastusse. Oleme välja tulnud piirangutest ja nüüd me kõik oleme natukene selles ajas, kus me oleme nagu vasikad, kes kevadel vara lastakse hädala peale, siis kõik jooksevad igas suunas, kuhu iganes neil tunne tuleb, jooksevad. Sest piirid on kõik ära võetud, kes sööb ennast lõhki, kes ei julge üldse midagi teha, ehk liiga palju vabadust. Piire pole. Nii et täpselt parasjagu on parasjagu. Sinu sees olev meesjõud ütleb, siit algame, siit lõpeb ja ta ei hakka nii-öelda allutama, vaid hoiab neid piire ja naine julgelt toimetab seal piiride sees ja sisemine laps annab selle elavuse ja spontaansuse. Ja saame olla nii-öelda iseenda energiaga tasakaalus. Mis veel muutub? Muutub kogu meie DNA ja kuidas? Muutub sedasi, et meesjõud toetub meeshormoonidele, toodab meeshormoone rohkem ehk jõulisust ja konkreetsust. Ja naisvägi toetub naishormoonidele. Sisemine laps ehk lapssüütus minu kanalduste põhiselt hoiab elus inimese õnnehormoonid ehk 4 iini, oksüdotsiin, dopamiin, serotoniin ja 4. praegu ei tule meelde. Aga ühesõnaga need 4 õnnehormooni on see, mida laps toidab ja valib neid värve, avardab silmaringi. Oleme selles energias, kus kõik käib kiiremini. Kui vanasti 50 aasta jooksul me kogesime 10 tugevat kogemust. Pigem olid need kogemused raskuse, piirangu ja jõulisusega, sõjad, raske töö. Siis nüüd oleme jõudnud sellesse kohta energeetiliselt kõik inimesed üle maa, loodus ka, et me 10 aasta jooksul kogeme 50 kogemust ja enamus nendest on sellised head, armsust täis, ilu täis, rõõmu, õnne
täis, mis viivad meid vabamasse olekusse ja vabamasse energiasse. Ja DNA-s muutuvad naishormoonid ehk see naisvägi, mis maa peale tuleb ja hakkab maaema nii-öelda uut ringi tekitama, uut energiat tekitama, mis on nagu emalik hoidmine. Lihtsalt ükskõik, mida sa valid, on nagu hoidmine. Sa ei pea kaitsma ennast, vaid hoidma. Ja see kiirus, mis kuldenergia endas sisaldab, muudab siis meie DNA-d ja muudab just neid naishormoone ehk toodab neid juurde. See kõik on väga hea nii meeste sees kui naiste sees, sellepärast et hingedel ei ole sugu. Nad tulevad kas meeshormoonidesse DNA-sse või naishormoonidesse DNA-sse. Ja nüüd kõikide inimeste sees naishormoonid tõusevad. See on väga hea ja see viib meid edasi, kuidas? Tunnetusajastu. Ta viib meid siia tunnetusse, sest piirid on paigas, egod on lahustunud ja karmavaba elu saab alguse. Ja siis see tunnetus saab rohkem ja rohkem töötada, sest tunnetus käib läbi naishormoonide. Mis on kõige tähtsam? On vaja hoida seda energiat, seda uut olemasolevat, mis on maa peale tulnud ja kõikide inimeste sees kinnistunud. On vaja hoida. Kuidas tunnetus töötab kõige paremini? On see, et hoida vaikust, tühjust ja vaikust. Tühjust on vaja siia hingetasandile ehk südametasandile, sest kuldenergia töötab südametasandil. Siit mees, naine, laps saavad kokku üheks üksainsuseks ja siit südametasandilt töötab. Tühjust on vaja siia juurde, et uut peale laadida. Vaikust on vaja kõikide mõtete jaoks, mis on tavateadvuses, et ta ei sikutaks sind alla. Sest meie alateadvus saab läbi DNA muutuse ja hormoonide süüa juurde ehk energiat juurde ja kuldenergia toob siia seda vabadust, õhku, hingamist ja viib meid edasi, sikutab tulevikku. Et liigu, ära jää paigale seisma. Ära lase ennast hirmutada ega ära hirmuta teisi, vaid toetu enda sisetundele. Ja luba ennast vaikusel kanda. Lihtsalt luba vaikusel ennast kanda. Miks? Sest vaikuses on ainult sinu enda mõtted. Ja siis sa saavutad selle tasandi, kus sa oled nagu see väike laps, kellel veel ei ole sõnu. Ta lihtsalt tunnetab ennast ja tunnetab maailma. Kui me jõuame sinna neutraalsusesse, vaikusesse, enda sisse, siis naisväe ajastu saab päriselt tööle minna ehk energeetiliselt maanduda maasse ehk sinu enda isikliku DNA-sse, sinu kõikidesse keharakkudesse. Ja siis sisemine laps ja sisemine naine hakkavad koostööd tegema, sest naisvägi saab olla elavas energias, kui ta lubab sellel sisemisel lapsel olla rõõmus, õnnelik ja hulljulge. Et võtta kogemusi rohkem ja rohkem, mitte piirata ennast tavateadvusega ehk mõtetega alla, nii ei ole ilus, nii ei ole viisakas, siis sa lihtsalt surud ennast seisma ja elu ei saa sinu sees käima minna, et on küll piirid, on küll see naise energia, aga elu ei tule taha, sellepärast et on nagu mustvalge pilt, aga säravust ja heas mõttes elevust, seda vaimset kirge ei leia enda seest, et spontaansus saaks tööle minna.
Ja vaikus on kõige parem kuldenergia hoidja. Et kui sa oled saavutanud mingi maani kuldenergia taseme enda sees, siis vaikus sinu sees hoiab seda kuldenergiat. Ta ei lähe siin nii-öelda kuhugi minema ega ei jää seisma. Et ta hakkab nii-öelda vaikselt sinu keharakkudesse kinnistuma ja hästi pehmelt loodusega ühes rütmis lükkab vanad nii-öelda surnud rakud välja, mürkained välja ja ka raskemetallid sinu kehast välja ja energeetiliselt nügib ta välja kibestunud energia. Kibestunud energia tekib siis, kui me natuke solvume, natuke pettume, kas maailmas, teises inimeses, olukorras või iseendas, oleme armukadedad või vihastame, siis see kõik kokku panna, saame sellise kibestunud energia. Ja praegu me oleme selles ajas, kus kibestunud energia läheb kõik välja. Anna vaikusega talle tee vabaks, lase vabaks armastusega, luba tal minna. Sest kuldenergia loob vaid usku ja usaldust. See on elav energia. Kui sa usud endasse ja usaldad enda tulevikku, enda elu, enda valikuid, kõik, mis sa teed enda kõrgemaks hüvanguks parimal viisil igas hetkes. See oli siis minu tänane seletus ja minu soov teile on see, et lubage enda armastusel ennast hoida. Lihtsalt kasuta taotlust, minu armastus hoiab mind. Siis sa oled taevaste vägede poolt hoitud ja saad olla maaema transformatsiooniga ühes rütmis. Ei eita seda protsessi, vaid lihtsalt lähed kaasa kõige paremas mõttes. Mina tänan kogu südamest selle video vaatamise eest ja tänan kogu südamest minu armastuse sees olemise eest. Järgmiste kohtumisteni!